Maare sündis siia ilma 25. juulil 1953. aastal. Eakamad inimesed mäletavad veel, et ajad olid siis üsna ärevad, peale sõjaaegsed. Stalini surmast oli möödas vaid 4 kuud ja 20 päeva ning ega keegi teadnud siis, milline tulevik väikest Tõnu ees ootab. Tõnu ema Priscilla oli töölisteatri näitleja, kes keeldus Nõukogude okupatsiooni ajal lavale minemast. Loobudes oma unistustest, pühendus ta täielikult oma perele. Tõnu isa Johannes oli Tehnikaülikoolis teadlane. Vanemate moto oli tolle aja mõistes üsna haruldane. Kui inimesel on annet, siis tuleb võimaldada, et see anne täielikult avalduks. Selleks oli aga vaja tingimusi. Sobivad tingimused loodi Tedre tänaval, kus Tehnikaülikooli poolt eraldatud krundile kerkis perele maja. Juba mõni aeg hiljem said sealt alguse suured teod. Tõnu oli loov hing, kelle taolisi Nõukogude koolisüsteemis eriti ei soositud ega armastatud. Talle meeldis kirjutada kirjandeid, kuid hindeks kirjanditel tänu eesti keele õpetajale, kes teda ei hinnanud, olid heal juhul vaid 3 pika miinusega. Koomiline vüend sealjuures oli aga see, et tema väikevend Mart kirjutas need kirjandid hiljem 1 ühele maha ning sai alati 5. Muusikalehek Tõnu südames süttis 60-ndatel, kui talle jäi kõrvu Bill Haley kellarokk ja kui siis sõjakeerises Ameerikasse emigreerunud tädi Salme mõned Beatlesite plaadid saatis, oli Tõnu müüdud. Muusikast sai tema elu mõte. Kuna lõputu vägikaikavedu Nõukogude õpetajatega tundus mõttetu, päädis Tõnu koolitee 8 klassiga. Aga nüüd jäi rohkesti aega muusikaliseks enesetäiendamiseks ning pillidel harjutamiseks. Muusikamaailm arenes neil aegadel jõudsalt ning eeskujusidki oli palju nii läänes kui ka kodu Eestis. Kui vanem õde Anne Tõnu unistustest sotti sai, loovutas ta vennale oma toa ning kolis ise kööki. Täna võime uhkusega tõdeda, et just selles munarestidest laega ja poroloonist seintega stuudios tehti juba õige pea tõelist muusika ajalugu. Apelsini kodustuudios on saanud lihvi paljud lood, mis on läinud sügavale Eesti rahva hinge ning leidnud austajaid üle terve maailma. Lugusid sai loodud seinast seina.
funkist rockini ja kantrist regeni. Lõputud harjutamised, esinemised, ringreisid Venemaa avarustel ei lepitud vaid viriklaase tipptasemel soundiga, vaid kõike vürtsitati ka mõnusa huumoriga, mis omakorda nõudis bändikaaslaste leidlikkust, palju vaidlusi ning ka harjutamist. Aga tulemus oli kõike seda väärt. Tõnu vanemad on ka siia lähedusse maetud ja aitäh Tõnu isa emale, aitäh Tõnule kõige tehtu eest ja Tõnule meeldis ka vana Louis Armstrong ja Dixieland muusika. Nüüd teeme selles plaanis ühe lookese. Milles peitus Tõnu fenomen ja tema viljakuse võti? Kindlasti lisaks andele toetav perekond, tohutu töövõime ning isa Johanneselt õpitud äärmine põhjalikkus, kuidas kõike teha. Oli ju isa näol eeskuju, kes lõi omal ajal maailma suurimad 1000-tonnise tõstejõuga kraanad. Lisaks andis ta oma tugeva panuse laulukaare ja ka Tartu kaarsilla valmimisele. Isa Johannes ütles kunagi Tõnule ideede kohta nii. Näed, alguses mõtet ei ole, aga kui mõte tuleb, siis peab mõttega viisakalt ringi käima, muidu rohkem ei anta. Ja nii viis ta seda mõtet oma praktikas päev-päevalt, aasta-aastalt ellu. Tõnu mainekeha on saanud tuhaks, kuid tema vaba ja särav hing tegi maises elus ära tohutu töö ning võib rahumeeli koos suure kogemuste pagasiga naasta dimensiooni, kus teda ootavad ees paljud varem lahkunud iidolid, innustajad ning bändikaaslased. On aeg puhata.
Tegelikult ütles Tõnu juba instrumentaalplaadi autoportree valmides, et tema elutöö on nüüd tehtud. Kui aga Apelsiin topelt vinüüliga maha sai, muheles Tõnu, et no nüüd on mu elutöö kohe kindlasti tehtud. Tõsi, Tõnu ja tema kaasteeliste panus Eesti muusika ajalukku on hindamatu väärtusega. Ta on end koos Apelsiiniga laulnud, mänginud ja kirjutanud kuldsete tähtega meie rahva kultuurilukku. Aitäh teile kõigile selle eest, kes olite tema kõrval, toetasite ja innustasite teda. Tõnu Aaret jäävad alati hea sõnaga meenutama abikaasa Arja, õde Anne, vennad Mart ja Juhan, vennapoeg Martin perega, vennatütar Elisabeth, kolleegid, sõbrad ja tuttavad ning miljonid austajad üle terve helesinise planeedi. Valget teed sulle minna, Tõnu. Puhka rahus. Thank you.